tean, et ma poleks tohtinud seda teha, ma poleks tohtinud öelda neid asju ja tegelikult ma ei mõtle nii, aga ma olin väga endast väljas. Ja ma loodan, et seda rohkem mitte kunagi ei juhtu ja tõesti väga palun vabandust. Et see on ka see, ütlemegi sellise sobiliku käitumise ette, et see võib tunduda selline, et mina nüüd ikkagi väga kõrgelt haritud ja väärikas nüüd inimene, nüüd peaksin kuidagi, see tundub alamalt võib-olla mõnele, aga tegelikult see on täitsa normaalne elu osa. Ja nagu me lastele õpetame, siis mitte keegi teine ei saa sinu käitumist kontrollida. Eks ju, lapsed ütlevad kõik ju, eriti sellised impulsiivsed lapsed, et no, pääsin ennast välja ja ma sain nii vihaseks. Kas teine inimene saab kellegi käitumist kontrollida? Ainuke on sina ise, eks ju. Ja see kehtib ka täiskasvanute puhul. Et isegi ei ole mõtet seda väita, et ta ajas mind endast välja. Tegelikult ikkagi ise läksid endast välja, et ise ei kontrollinud ennast. Et aga see teadvustamine on võib-olla keeruline. Ja samas, et nüüd see tunduks väga karm kõik, mis ma nüüd räägin, et see, et õpetaja on oma ala spetsialist, see tegelikult peaks andma sellise kõrge enesehinnangu. Et te teategi kõige paremini, mis puudutab õpetamist. Lapsevanem on oma lapse spetsialist. Nad on eluaeg koos elanud, eeldatavasti. Laps on sinna perre sündinud. Lapsevanem tunneb oma last kõige paremini. Teatud olukordades teab tema kõige paremini, et mismoodi see töötab. Ta ei tea täpselt seda, kuidas koolis toimub asi, mida laps koolis teeb ja kuidas ta siin reageerib. Et siin on nüüd spetsialist õpetaja. Et kui me hoiame neid enda jaoks niimoodi võrdsel tasemel, ehk siis ma aktsepteerin vanemat, isegi kui ta tundub kehvade vanemlike oskustega vanem, siis ikkagi oma lapse jaoks on ta kõige lähedasem inimene ja ta tunneb teda kõige paremini mingites osades, mingites rollides. Et kui mina aktsepteerin vanemat sellisena, et ta on vanem, siis meil on kergem ka jääda selle oma rolli juurde, oma õpetaja rolli juurde, olles oma õpetamise kõige kõrgem spetsialist. Nii et seal ka öelda täiesti julgelt välja, et mina tean, kuidas õpetatakse, mina tean, kuidas siin keskkonnas need asjad käivad ja teie teate, kuidas kodus need nagu loodud. Et muidugi võib anda nõu ja vihjeid, kuidas paremini on, aga me ei saa võtta vanema vastutust iseendale ja me ei saa võtta kellegi teise vastutust, et kool jääb ikkagi nagu selles omas kitsas rollis olema. Ja mille vastu ka tihti eksitakse või mida ei suudeta nagu sõnastada sellisel kujul, et see haridusliku erivõrdlusega õpilane on tegelikult lihtsalt laps. Mitte midagi muud. Ta ei ole kurjategija, ta ei ole täiskasvanu, eks ju, ta ei ole selles mõttes meile kuidagi võrdne vastane, et ükskõik mida ta siis käitumuslikult teeb või kui hullusti ta midagi teeb. Tegelikult on laps. Ta tegelikult päriselt ei vastuta kõiki nende asjade eest. Lapse eest vastutavad täiskasvanud. Ja seda olukorda juhivad täiskasvanud. Teatud otsuseid teevad täiskasvanud. Et siin on nüüd, kui me räägime liigsest liberaalsusest, et kas peaks natuke konservatiivsem olema tänases poliitilises olukorras, siis seda kohta mina küll vahepeal tunnen, et sellist nagu head vana eestlaslikku talupoja mõistust vahel nagu kaob ära. Et kui me hakkame ütlema, et lapsed on meile kosmosest saabunud külalised, kes nagu ise teevad valikuid ja kui ta ei soovi kooli minna, mis ma teen? Et see ei ole nagu päris see koht. Mõtles, et kui vanem ikkagi vastutab selle eest, mida laps täpselt päeva jooksul teeb. Ja õpetaja tegelikult vastutab selle eest, mis tunnis teeb. Et siin me ei saa kõige kohta küsida, et kas sa soovid. Ja laps ei tee neid pika perspektiivi otsuseid ise. Laps ei otsusta, kas ta võtab rohtu. Laps ei otsusta, kas ta läheb kooli. Ja laps ei otsusta, kas ta õpib või ei õpi. Et neid asju ta teeb igal juhul. Ta saab otsustada, kas ta paneb rohelise või punase seelikusel, eks kui tal on mõlemad olemas. Et see on see iseseisvuse ja otsustamise kasvatamine on natuke teises kohas. Et kui me nagu selle vastutuse ära anname, siis tegelikult lapsel ei ole neid oskusi, et vastutada sellist asjade eest või võtta selliseid otsuseid üldse vastu. Nii et
see enda täiskasvanuna tundmine on äärmiselt oluline nii lapsevanemal kui ka sellel töötajal, kes lapsega töötab. Ja paraku on nii, et kui meil täiskasvanutel on nende käimisteede või kiiruse või muude osas erinevad arvamused, siis igal juhul see lapse huvides ei ole, eks ju. Et me peaksime tegema kõik selleks, et need, kes konkreetselt nüüd selle lapsega töötavad ja selle lapse arengu eest vastutavad ja tema arengut mõjutavad, et nad vaataksid ühes suunas. Väga tihti erivajadustega laste puhul juhtub see, et kuidagi kool ja vanem satuvad erinevatesse paatidesse ja käib selline vägipaika vedamine ja ühelt poolt nagu õiguste nõudmine mõlemalt poolt, et mis õigused koolile ja mis õigused on perel ja see laps kuidagi unustatakse seal vahel ära. Ja mitte ükski kulutatud ressurss ei ole liiast selleks, et saada vanem oma paati. Et siin on nüüd jällegi seesama lugu, et kui me võrdleme lapsevanemat ja spetsialisti, siis spetsialist on see, kes saab juhtida paremini asju. Et tal on neile vastav väljaõppe, kvalifikatsioon, ta tegelikult valdab sellist pedagoogilist nõustamist, see ei pruugi olla lihtne. Meil on see koolis mõne vanemaga võtnud aastaid, et hakata samas suunas mõtlema. Ei ole nii, et räägime ühe korra südamlikult ja kõik on hästi. Ei lähe päris nii lihtsalt. Võibki väga pikalt minna. Aga see on määrava tähtsusega. Lapse arengu seisukohalt ei ole midagi olulisemalt see, kui me saame ühele lehele. Me räägime samadest asjadest ja saame siis teha nii, et lapsel oleks hea. Ja selline moto, minu isiklik vähemalt, ma arvan, et see meie koolis on levinud rohkem ka, on see, et oluline pole võita mitte kõiki lahinguid, vaid sõda. See tähendab ka nüüd uhkus alla neelamist ja kõiki neid teisi kohti. Et kui meil on konkreetne mingi kehva olukord, siis seal ei ole kõige tähtsam see, et mina täiskasvanuna väljun võitjana ja tunnen, et vot, panin nüüd paika need asjad, kõik nii nagu peab olema. Et jälle seesama pika perspektiivi mõtlemine. Et kui me praegu oleme paindlikud, see ei tähenda, et nüüd peaks kuidagi laskma ennast ära tallata ja olema madalam kui muru, vaid see on lihtsalt see, et seal peab jääma sellist kainust ja strateegilist mõtlemist, et mis see praegu tähendab. Vahest on vaja ka seda, et lihtsalt ära näidata, et siin need reeglid kehtivadki. No ütleme siis seda oma sõna maksma panemised. See võib võtta tunde, aga lapse veenmine, et praegu siin mina olen õpetaja ja me teeme nii, nagu mina ütlen. Et vahest on seda ka vaja, aga peab nüüd mõtlema siin, et mismoodi me selleni jõuame. Me ei saa selleni jõuda jõuga, me saame jõuda ajas selleni. Nii et see sõja võitmine on ikkagi see üline eesmärk või meie mõistes siis mitte tänases kontekstis sõja võitmine, vaid hariduse andmine, põhihariduse andmine. See, et laps saab lõpuks põhihariduse, see on kõige tähtsam asi. Seesama lugu, et meil ikkagi tekib tööjõud, mitte toetustest sofal istuv mingi hulk inimesi. Et mida rohkem me sealt sofalt neid päästame või tööle suuname, seda suurem tõenäosus on kunagi pensionit saada. Et sellele peab ikkagi mõtlema. Ja siin sellises, ütleme, et mis nüüd puudutab hariduse arengukava või mingisuguseid valdadokumente, siis see, mida ja ka koolis niimoodi igapäevaselt läbi mõelda, et on need erinevad kohad, me väga pikalt ei jõua kõikide kohtade peal rääkida, mina võiksin siin päevi olla. Aga et seesama pikk perspektiiv ja tulekahjude kustutamine, selge on see, et tulekahju kustutada, aga jälle mõelda, et mis see pikas perspektiivis tähendab. Et kuidagi leida see aeg ja läbimõtlemine, mis see meile kaasa toob, kuhu me üldse tahame jõuda ja siis vaadata neid väikseid, et see üks päev ei ole oluline, üks nädal ei ole niivõrd oluline, kui midagi läheb metsa, las ta siis on, aga vaatame ka see pikk perspektiiv, et see töötab, eks ju. Ja kui ei tööta, siis me peame midagi muutma. Liiga, ütleme, et kõik seesama hariduse eesmärk on ka iseseisvuse vastutustunde kasvatamine, et kui sa
seda, mis päriselt on oluline. Ma ikka soovitan seda talupoja mõistust, näha pikka perspektiivi ja mõelda, et mitte väga süveneda võib-olla bürokraatiasse. Vahest on vaja teha neid asju ka, aga ütleme, et sisu on ikkagi olulisem. Haridus ei tohi muutuda päevakooluks. See on üks asi, mida meelde tuletada, et kui meil see õpe väikeklassis tegelikult tähendab päevahoidu, mitte õppetööd, siis midagi tuleb seal ka muutma. Mis siis, et see on väikeklass, seal peab toimuma õppetööd. Nii et paraku need küsimused veel. Ja vahest juhtub, et mõni täiskasvanu iga lapsega ei sobigi tööta. See ei tähenda, et täiskasvanu tuleb üldse maha kanda koolisüsteemist, kui ei sobi. Aga lihtsalt on selliseid lapsi, et lihtsalt need isikuomadused omavahel ei klapi ja kõik. Et see kuidagi ei vähenda selle töötava inimese pädevust, ei ütle, et ta on hea või halb või midagi, ja lihtsalt ka selle lapsega töötama sobib. Ja seda ei saa, ei pea üleliia traagiliselt võtma. Et mõni teine saab jälle väga hästi temaga kontakti. Nii et kuidagi hoida seda iseennast. Pidev lahenduste otsimine, kui üks asi ei tööta, siis tuleb otsida järgmist ja vahest juhtub, et tuleb teine, kolmas, neljas lahendus ja lõpuks töötab ikka see esimene, mida me mõtlesime. Aga algselt ei tööta, ta nüüd töötab. Nii et järjest otsida head lahendused on olemas. Nendeni tee võib olla väga pikk, aga on olemas. Absoluutselt kõikide laste puhul on head lahendused olemas. Seda me oleme kogenud. Ja lõpuks on oluline, et õpetaja on õnnelik. Et kui me räägime väga palju, no nüüd tänasel päeval me oleme hakanud rääkima ikkagi ka sellest, et õpetaja kooli rõõmust ja õpetajate mitte kiusamisest, eks ju. Siis paraku laps ei saa olla rõõmus õppija, kui õpetaja kohutavad õnnetused klassi ees ei tule toime. Sellepärast ma panen hästi südamele teile kõigile, et te selle oma kolmaga hoiaksite tasakaalus. Et elu ei koosne ainult tööst. Ja see uks tuleb kinni panna pärast, kui tunnid õppevad. Ja on nagu kõik ettevalmistused ja asjad tehtud, et töö on üks osa ainult. Aga seal juures ei ole ka nii, et nüüd on ainult teine osa, et tegelikult on 3 osa juures. Võib-olla te olete kuidagi teisiti sõnastanud. Aga see perekond või lähedased sõbrad, eks ju, kellele tuleb aega tihendada. Lõpuks vana inimesena ei taha, isegi kui need on meil lõpuks need õpilastest saanud maksumaksjad, et te mingid pensionid saate, milleks väga suurt loodust ei ole. Aga kui te üksi olete, siis on nagu ka jaa. Eks ju, te siis peavad ka selle pensioniga. Et seda lähedasi ja perekonda tuleb hoida. Ja seda avastavad tihti siis lapsevanemad siis, kui nende lapsed on suureks kasvanud ja välja kolivad. Et kuhu sõbrad saavad lõpuks. Nii et praegu, kui on meil aega, kellel ei ole veel saanud kätte jõudnud või siis kellel on kätte jõudnud, soovitan hankida ruttu uued sõbrad. Kellel on vahepeal vanad ära kadunud või otsida üles. Ja üks on see lähedastega ja 3. osa, mida siis ütleme ohverdatakse kõige tihedamini, sest ongi, et kui on lapsed, siis sama perekonda ei saa nagu väga unarusse jätta töö pärast. Aga mis ohverdatakse, on isiklik aeg ja huvitegevus. Ja see peab ka olema olemas. Et see on see, mis tagab selle oma õnnetunde või rahulolu või laseb natukene millegi muuga tegeleda. Et on see siis trenn, kes koob, kes tikib, kes käib lihtsalt jalutamas. Aga et need 3 asja peavad olema. Kui üks hakkab lonkama, siis paraku hakkavad teised ka. Et seda ma olen näinud, et ei saa olla niimoodi õpetaja õnnelik, kui ta ainult töö on hästi, aga teised asjad ei ole hästi. Et siis ikkagi see kandub sinna edasi.